Tere! Pean tunnistama, et olen tänase proovisõidu eel pisut kimbatuses, sest see auto, mida me täna näitama hakkame, on niivõrd eriline, et seda ei saakski sõnadesse panna, vaid seda peaks igaüks ise proovima ja katsuma. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, siis peeti Jaapani elektroonikat maailma parimaks. Alati, kui kuskil arvuti, kalkulaatori või raadioaparatuuri taga nägid kirja Made in Japan, siis teadsid, et just sellel seadmel on võrreldes teistega palju huvitavaid lisasid. Ja kui me nüüd võtaksime ühe vana hea Jaapani elektroonika, paneksime talle rattad alla ja teeksime talle huvitava välimuse, siis me saaksime just sellise auto. See on uus Lexus LS. Lexuses öeldakse, et tegu ei ole küll päris uue põlvkonnaga, vaid LS on läbinud väga põhjaliku facelifti. No, see facelift on väga põhjalik. Autol on täiesti uus välimus, täiesti uus sisedisain, tehnilisi lahendusi ja igasuguseid muid vidinaid on nii palju, et tegelikult vanaks jäid ainult põhi ja mootorid, kusjuures ka viimased on saanud kõva moderniseerimiskuuri. Ja ainet sellest autost rääkida on küll ja küll, võtame kas või esituled, mis on põhjalikult muutunud. Päevatulede plokk enam ei koosne mitte üksikutest LED-tuledest, vaid on üks terve pikk tuli. Kõik tuled ise baseeruvad samuti LED-tehnoloogial, et näiteks kui lülitate sisse kaugtuled ja mingi teine auto tuleb vastu, siis automaatsüsteem mitte lihtsalt ei võta kaugtuled maha ja ei asenda need lähituledega, vaid kustutab ära need sektorid, kuhu see vastu tulev auto satub. Nii et tegelikult teil terve tee on valge nagu suvel päeval, aga samas seda vastu tulevat autot need tuled ei pimesta. Uus LS on elektroonikat paksult täis. Mäletate, kui taasiseseisvumisaja alguses oli kombeks lääne autodelt firmamärke ja embleeme virutada, siin läheks selline tegevus ikkagi üsna kalliks maksma. Näiteks esimese logo tagune on paksult igasuguseid andureid täis ja kindlustusfirma kahjukäsitlejad hakkaksid kohe peast karvu katkuma, kui nad näeksid, mis neil kinni maksta tuleb. Kaob logo, kaob adaptiivne püsikiirushoidik, pre-crash süsteem ning mitmed muud turvalisust tõstvad seadmed jäävad pimeda. Samas võtate maha esivõre ja ka selle tagune on siukseid tehnoloogilisi silmi paksult täis. Kui nüüd ninaosa välja arvata, siis uus LS sarnaneb vanale üsna paljuski. Siluett on praktiliselt sama, kuid tegelikult see auto ei olegi väljast imetlemiseks. Pigem ikka seest, sest enamus omanikke soovib olla ise selle rooli taga. LS-i uuendustöödele kaasati umbes 1000 erinevat inseneri ja kokku muudeti pooli detailidest, ehk siis üle vaadati ligi 3000 detaili. Kere sai tänu uutele lahendustele palju jäigem, võrreldes vana LS-iga parandati ka müraisolatsiooni ja juhitavust. Aga põhiline on see, et auto seest on täiesti uus, vaadakem kas või neid hästi laheda disainiga uksepaneele. Elektroonikast on otse loomulikult olemas kõik, mida üks premium-segmendi auto üldse ihaldada võib, alates pimenurga andurist, peeglites, lõpetades kuni adaptiivse püsikiirushoidikuni. Meil on täna kasutada modifikatsioon LS 600H F-Sport. Ehk siis see on selline sportlik hübriidmootoriga versioon. Sportlikkusele vihjavad siin alumiiniumist iluliistud, pedaalid, esimesed Brembo pidurid, aga kui te valite teised varustusastmed, siis seal näiteks ühe osana pakutakse Shimamoku puitu, mille valmistamiseks kulub 38 päeva ja tehakse 67 erinevat tehnoloogilist nõksust. Selle puidu ja teie 2 minutiga valmis tehtud koduse toolijala ühiseks teguriks on ehk ainult kütteväärtus. Need on vaid mõned näited sellest, mida uus LS pakub. Siin neid vidinaid on uskumatult palju, aga teisest küljest igal asjal on ka hind. Selle konkreetse proovisõiduauto hind algab 120 000 eurost. Tippvarustuses masina eest küsitakse ligi 140 000 eurot. Kummaline on see, et tippvarustuse nimi on president. Mina paneks selle nimeks pigem King of the Universe. Aga meie kohtume teiega juba nädala pärast, kus me oleme paraku taas jälle kõigi 4 rattaga maa peal. Seniks nägemist!